Palun maaeluminister Urmas Kruuse. Aitäh, austatud peaminister, head ajakirjanikud, lugupeetud kuulajad. On ühelt poolt hea meel tervitada teid sellisel kenal kevadisel päeval, aga nagu isegi olete tähele pannud, siis väga palju valitsuse tööst käib ümber pandeemia ja selle kriisiga võitlemiseks. On hea meel ka, et parlament eile lisaeelarve hilisõhtusel ajal vastu võttis. Aga tõepoolest maaelu puudutavad küsimusi ja toiduteemasid oli meil täna valitsuse istungil 2. Ja üks oluline teema oli nõndanimetatud põllumajanduse ja kalanduse arengukava aastani 2030. Et ühelt poolt võib ju küsida, et neid arengukavasid on ju piisavalt palju ja kas nendel arengukavadel on ka mingit tähtsust, aga saan siinkohal kinnitada, et kindlasti on. Et see konkreetne arengukava oli seotud kõige pikema kaasamisprotsessiga, mis kestis ligikaudu 3 aastat. Selle põhjuseks oli see, et see arengukava püüab kokku võtta 30 erinevat eelmist arengukava ja luua keskne vaade tulevikuks põllumajanduses ja maaelus. Ja selle tõttu ma saan ka siin tänada kõiki osapooli, sest tõepoolest kaasatud partnerid oli üle 100 ja inimesi, kes osales ligi 500. Mis selles arengukavas on oluline? Et kindlasti ma arvan ja pean vajalikuks seda, et toidu tootmine ükskõik millise iseseisva riigi strateegilises ahelas on hästi oluline. See tegelikult tähendab seda, et ka minu arvates pandeemia kriis Euroopas on näidanud seda, kus riigid kindlasti üritavad näiteks ka vaktsiini näol saada endale kiiremini ja paremat kaitset. See puudutab toitu ükskõik millise kriisi juhul. Ja see tegelikult tähendab seda, et on oluline, et meil oleks isevarustuse tase. See arengukava kindlasti kõiki need aspekte püüab kaasata ja tõepoolest need eesmärgid, mida me oleme selles arengukavas püstitanud, on mõeldud sõna otseses mõttes täitmiseks ja mitte lihtsalt kirjapanekuks. Mida me soovime siis säilitada või muuta või paremaks teha? Üks on kindlasti see, et elu maal peab olema kvaliteetne, pakkuma töövõimalusi ja ka sissetulekuid. Et globaalne trend iseenesest ju näitab meile seda, et linnastumine on üsna jõuline, aga seda enam muutub oluliseks nende ettevõtjate, nende inimeste panus, kes maapiirkonnas toidu tootmisega ja maaettevõtlusega tegelevad ja selle tõttu see on üks osa arengukavast. Kellelgi ei ole saladus, et tänane valitsus tegelikult on võtnud ka eesmärgiks rohepöörde ja digipöördega tegelemisega. See tähendab seda, et ka selles arengukavas on väga suur rõhk nõndanimetatud kliimaeesmärkidel, aga lihtsamas keeles tähendab see seda, et meie toidu tootmine peab olema ökoloogiliselt puhas, keskkonda mitte kahjustav ja ka tarbijale meelepärane. Et on oluline, et Eesti tarbija tarbiks Eestimaal tehtud toitu, aga ta peab ka teadma seda, et see toit on puhas, toodetud keskkonnale väikese mõjuga ja peab olema ka jätkusuutlik. Ja loomulikult need kõik aspektid peavad suutma pakkuda ka siis sellele toidutootjale tegelikult ka sissetulekut ja äraelamist. See on üks põhjus, miks maal peab olema võimalik seda teha sellisena, et ka sissetulekut suurenevad ja seda me püüame ka selle arengu kaudu tegelikult saavutada lähtuvalt sellest. Kindlasti peab see arengukava andma võimaluse suurendada ka meie toidu eksporti. Meie ettevõtjad on teatud valdkondades väga edukad olnud lähtuvalt sellest, et kui me räägime näiteks kas või piimandust või kalandust, siis me tegelikult suudame seal toota rohkem, kui meie tarbijad seda tarbivad, aga see muutub oluliseks ka selle tõttu, et eksport peaks siis seda ülejäänud osa suutma väärindada ja tarbida selleks, et luua siis siinsamas Eestimaal täiendavaid rikkusi ja jätkusuutlikkust. Nii et ma väga loodan, et me koostöös suudame selle arengukava ellu viia ja ta arvestab kõiki neid aspekte, mida üks kaasaegne ja tulevikku vaatav arengukava peab saavutama, olgu ta siis tarbija vaade või tööstuse vaade.
Teine oluline punkt oli meil seotud põllumajandustootjate ja toidu tarneahelas ebaausa kaubandustava tõkestamisega. Mida see seadus endast siis kujutab? Et tõepoolest valitsus saadab siis selle eelnõu parlamenti arutamiseks ja selle eelnõu põhieesmärk on siis saavutada selline tasakaalus toidutarneahel, mis tagab toidutootjatele siis õiglase sissetuleku ja tarbijatele kvaliteetse ja mitmekesise toidu. Ja konkreetselt see puudutab just nimelt toitu ja toiduaineid ja see tähendab seda, et kui ühelt poolt on meil siis primaartootjad ja teiselt poolt kas kaubandus, sinna vahele jäävad veel tööstused või täiendavad kauplejad toiduainetega, siis on oluline see, et selles tarneahelas olevad lepingud oleksid sellised, et ei tekiks ebaõiglast kauplemist ja see ebaõiglane kauplemine tähendab seda, et Euroopas on olnud piisavalt juhte selles osas, mis puudutab siis teatud nõndanimetatud siis võimuga kauplemist ja võimuga kauplemise all me peame silmas siin kaubandusliku mõjuvõimuga kauplemist ja see tähendab seda, et kui toidutarneahelas erinevad osapooled tunnevad ennast siis ebavõrdsena, siis on keeruline saavutada ka neid eesmärke, mida me näiteks tahame saavutada ka maaelu arengukava kaudu. Mida see seadus endast siis kätkeb ja kaasab? Et tõepoolest, et kui tuua välja võib-olla kõige olulisem, siis kõige olulisem on seotud sellega, et selles seaduses on nimetatud 16 erinevat ebaausat kaubandustava, millest 9 on igal juhul ja alati keelatud. Näiteks ostjad ei tohi muuta ühepoolselt tarnelepingu tingimusi. Ülejäänud 7 seal on seotud sellega, et kui need ei ole kirjalikult kokku lepitud, siis tegelikult muutuvad nad ebaausaks ja näiteks üks nendest on allahindluse kulude katmine, mis kaubandus tähendab seda, et kui on teatud hinnad kokku lepitud ja allahindlused ka, siis täiendavaid siis lisakulusid müüjale ei tohiks sellest tekkida, kui ei ole kokku lepitud kirjalikult ja teistmoodi. Nii et me väga loodame, et see eelnõu ja selle seaduse vastuvõtmine annab võimaluse siis tarneahelasse neid ausaid kaubandustavasid rohkem järgida ja tuleb ka mainida seda, et Eesti siin on olnud koos Luksemburgi, Malta ja Hollandiga üks viimaseid riike, kellel ei ole olnud siiamaani ka siseriiklikku regulatsiooni. Nüüd Euroopa Liidu direktiivi kaudu tahetakse tegelikult kehtestada siis nõndanimetatud miinimumtingimused selle süsteemi jälgimiseks. Aitäh!